esimene ohumärk on tegelikult see, kui sa oled astunud suhtesse, mis on võib-olla kirjateel kuskil toimunud. Või isegi tavaelus. No ühesõnaga, kui keegi hakkab kohe rääkima meie eest ja on liiga perfektne, siis on ohumärk. Liiga perfektne. Jookske. Selle asja nimed sul jookske. Sellepärast, et vaata, kui sulle keegi teed, ka reaalses elus meeldib, sul on ärevustase kõrge. Tänu sellele sa teed vigu. Nii. Aga nüüd, kui sa oled niisugune vilun manipulaator, siis sa tead täpselt, sest et sa oled ju seda kasutanud enne. Sa tead, mis toimib. Aga sellisel juhul siis ju armastust esimesest silmapilgust ei ole olemas. Või on, ei tasu uskuda. Tuleb joosta. Ei tasu nüüd hommiku vara kohe kõiki illusioone siin purustama hakata. Ma loodan, et on olemas, aga ma ütleks, et see on väga suur juhu, seepärast, et see, et sa saad kogu õige inimesega, see on ikka. Ja nüüd ongi, mida see kelm kasutab, on see, et nüüd sulle siis saabus see prints või printsess valgel hobusel. Tüüpilised on need skeemid, mis nad kasutavad. Esiteks see vanus, mis on skämmeritel. Mehed on vanuses kuskil 40 ja pluss. Naised, kusjuures seal on ka need omad, isegi pikkust on keskmine pikkus 1,80 m, mis nad presenteerivad. Tegelikult sul on midagi muud seal taga. Kasutatakse tohutult palju neid võõrad identiteete. Ehk siis ma võtan näiteks sinu pildid, sul on palju pilte endast, eks ole, kuskil Instagramis, eks ole, või Facebookis. Võtan neid, teen sellega konto. Ilus. Alati ohumärk on näiteks, kui ma nüüd saan sinuga tuttavaks, siis kui ma tuvastan näiteks Facebookis, et ma ei tea, mingi Mati, eks ole, nii. Ja nüüd kui Mati all, eks ole, Mati on alles loonud paar kuud tagasi omal selle konto või Matil pole üldse sõpru, see on nagu üks asi. Teine asi, kui ta nüüd saadab teile näiteks pilte, siis võtke, Google'is on ju olemas see, et sa paned see pildi otsingu, ta otsib sulle analoogpildid. Ja kui nad on nüüd tavalised, ma olen näinud, kuidas vennad kasutavad isegi David Cameroni pilte, üldiselt see on nüüd tema. Aga vaata inimesed, kes ei ole nagu kursis asjad. Tihti need pildid ilmselt on ka natukene nagu hägusad, pisut eemalt, et sa ei saa... Ei ole, isegi perfektseid. Ja nad kasutavad, näiteks, ütleme, mina hakkan sinuga seal teitima, saan sinuga tuttaks, sa saadad mulle oma pilte. Nüüd, mis mina teen? Mina loon sinu piltide baasil endale fake profiili. Ehk siis ma saadan nüüd järgmisele, kui ta on minu ohver, see on sinu pilte. Nii. Ehk siis tasub küsida näiteks, et aga kus sa selle pildi võtsid, eks ju, kus on tehtud, kes need teised inimesed seal peal on. Praegu on uued tüübid, kes on näiteks Tinderis ja Matsis on. Nad ütlevad sulle, nad elavad Tallinnas, aga nüüd juhuslikult nad on ära. Ja ta elab kus? Ja ta elabki, ta vaatabki Lembitu tänaval. Nii, Lembitu tänaval, nearby Töötukassa, ehk siis Töötukassa juures. Nii, sa hakkad juba isegi mõtlema huvitav, kas Töötukassa tõesti on Lembitu tänaval, eks ju. Et vaata, Google Maps on olemas ja nad on tõesti head, sest ega ilmaaegu paar aastat tagasi Nigeerias oli näiteks number 1 eriala, mida ülikoolides valiti, psühholoogia. Ehk siis teie vastas on inimene, kes oskab teid mõjutada.